Tere tulemast tagasi Reali kokasaatesse. Minu õps on parem kokk kui sinu õps. Reeglid on lihtsad. Õpilased näevad lühikest aega retsepti, kasutavad oma imelisi mälutarkusi, et kõik memoriseerida ja edastavad selle informatsiooni õpetajatele. Aga natukene siis ka tänastest osalejatest. Oleme jõudnud 12. klassideni ja kõigepealt siis tähestiku järgi A-klass. A-klass on siis järgmises koosseisus. Klassijuhataja Tatjana Truuväärt ning Kauri Litson. B-klassilt välja panna klassijuhataja Kerri Kupits ning Ida-Sofia Fromm. Ja lõpuks C-klass, klassijuhataja Anu Kell ning Otto Tamkivi. Aga natukene siis ka nendest, kes meil roogasid hindama hakkavad. Kõigepealt esimesena direktor Ene Saar. Huvijuht Piret Otsa. Ning 139. lennu vilistane Oskar Pukk. Vilastel on aega kõigest 1 minut, et memoriseerida kõik oluline ja alustada kokkamist. Valmis ja läks. Lõpetage. Nii. Lähme nüüd küsime B-klassilt, B-klassi esinduselt mõne küsimuse. Õpetaja Kerli, kas te oskate nimetada 3 Eesti jalgpalliklubi? Tallinna Flora, Levadia, Tartu Tammeka, veel midagi. Milline neist on teie lemmik? Mul ei ole lemmikut. Paneme niimoodi. Paneme Eesti rahvusmeeskond. Eesti rahvusmeeskond. Selge, aitäh. Aitäh. Lähen Anult küsima ühte väga põnevat küsimust praegusel ajahetkel. Õpetaja Anu. Jaa, palun. Natuke rõõmsamalt, arusaadav. Aga praegu väga kirglik teema, et tehisintellekt ja kuidas teie just aru saate, et midagi on mäda, kuidagi on juurde tehtud tehisintellektiga. Kas ma pean sulle seda seletama või? Sina, kes sa oled mulle esitanud tehisintellektiga tehtud töö, oma tehtud töö pähe. Sina peaks seda väga hästi teadma, kuidas ma selle ära tundsin, et see on tehisintellektiga tehtud. Sellest ei piisa või? Sina ei tea, aga mina tean. Tehisintellekt on selline veidralt pateetiline. Kui me kirjutame kirja küüditatule, siis me kõik oleme, me ei ole teid kunagi unustanud. Me paneme teile küünla akna peale. Ükski normaalne gümnasist ei räägi niimoodi. Tekkis kiire küsimus, et mida arvate Tommy Cashi hitloost Espresso Macchiato? Mulle väga meeldib. Suurepärane. Jaa, mulle väga meeldib. Kas oleks pidanud võitma Eurovisioonil? Kindlasti, 100%. Jaa. Aga selle aasta Eurovisioonist, mis emotsioonid? Eesti laulust? Eesti laul meeldib mulle ka. Meeldib? Jah, meeldib. Go Eesti! Kas ta võitleks hobuse suuruse ahviga või ahvi suuruse hobusega ja miks? Küll, ma ei tahaks üldse kellegagi võidelda, kui vähegi võimalik. Kas ma pean, ilmtingimata pean kellegagi võitlema. Ma võitlen iga päev õpilastega, kas sellest ei piisa? Seekord jälle patsifilm lahendus. Mulle ei jäänud meeldegi, mis need olid, ütle uuesti. Hobuse suurune ahvi, ahvi suurune hobune. Ma ei tea, hobune on nii sõbralik loom, äkki siis valiks ahvi. Aitäh. Selge. Loomad on meeles. Võta seda, mis on. Nii, et sina hakkad, teeme niimoodi, sina hakkad sõtkuma, pannid ma võtan siit sinna. Mis see parem on? Kuna meil jääks natuke rohkem jahu, ma panen hästi natuke rohkem veel. Niimoodi, oleme jõudnud siis, oleme kinni püüdnud žürii liikmed
siis Oskar Pukk ja direktor Ene Saar ja siis midagi lõbusat, väikene võistlus žürii liikmetel ka omavahel, et kas oleksite nõus tegema väikese pöidlasõja? Tule näita nüüd lähemalt ka. Kuna me oleme nii osavad, et meil et sõbralik piik. Ja piik, no väga hea. Super lahing, aitäh teile. Ei tohi võtta neid võttina, meil on võimustu vaja. Tule võtta vahepeal. Mis te arvate saatejuhid, kelle siis kõige paremini hetkel läheb? No, pean hetkel B-klassi õpilasena tunnistama, et paistab, et hetkel on C-klass siin juhib, ütleme niimoodi, et paistab, et nendel on kõige kaugemal see toidu tegemine. Aja peale, pool tundi on aega, et tasub kiiremaid samme teha, aga ei ole vaja kiirustada, sest te juba olete juhtimas, aga ärge laske siis tempot alla. Go C-klass! Siis vaatame, Kaur. Palun nüüd siis klassijuhataja kuuldes, milline õppeaine on sinu lemmik? Pinget ei ole. Minule meeldib kõik õppeained. Mina olen väga hea õpilane ja ma arvan, et sa nõustud minuga. Aga ümar vastus praegu. Ümar vastus või? Võiks ikka ühe sellise erilise, mis torkab silma välja tuua? Okei, no programmeerimine. See on minu üks ja ainus kuningas, südames alati. Aga humanitaarainetest? Mulle meeldib väga Veskimetsa bioloogia. Ahah, aga mida te vene keelest arvate, vene keele tunnist? Vene keel oli väga lahe. Ma tõesti, nüüd kui ma tagasi vaatan, siis see oli tõesti väga lahe kogemus. Aitäh. Mis teile seal vene keeles nii väga meeldis? Videoid sai teha. Seal vanalinast ringi tatsata ja filmida üksteist. Jube lahe oli. No nii, Ida, küsime siis sama küsimusega siit. Milline on sinu lemmik õppeaine? Kehaline kasvatus. Jah. Aga lemmik õpetaja? Lemmik õpetaja. Oi, vabandust. Maarja Kell. Kas sellepärast vabandasite ka? Mille pärast? Sellepärast, et Keka on mu lemmik või? Ei, sellepärast, et Maarja Kell on lemmik õpetaja. Ei, no mul võib mitu lemmikut ju olla. Aga kui te peate ühe valima, kui sina pead ühe valima? See on julm. No siis ma peaksin ütlema, et Kupits. Kupits või Maarja Kell? Kas te olete selle vastusega rahul? Ma arvan, see on väga selline, väga selles mõttes hea vastus, et ütleme õige vastus muidugi. Õige vastus. Ei saa kunagi valida ühte lemmikut. No lemmik on lemmik ju. Lemmik ongi üks ju. No jaa, aga võib olla mitu lemmikut. Kas saab olla mitu lemmikut või? Mina ei suuda kunagi valida. No see on juba teine asi. Paistab, et õpilane on hästi välja koolitatud. Aitäh teile! Otto, paar sõna kaamerale. Et mingit survet ei ole, aga sooviks teada lemmiku õppeainet, et mis siis eriti silma torkab oma taseme poolest? No kõik õppeained on niisugused toredad. Sama jutt nagu Kaur Ilissoni puhul. Ei no, ilmselt siis on tõsi taga, aga ütleme, et suunaaine inseneeria oli väga huvitav. Sai erinevaid niisuguseid valdkondi proovida ja uurida ja sai ise tehtud projekte ka läbi teha. Mina isiklikult kiidaks eesti keelt ja kirjandust, aga kuidas sinul? Ei, kindlasti ikka jah. Eesti keele kirjandus on ka väga oluline ja õpetaja on klassijuhataja ja seega on niisugune kõrgem tase õppimisel, et saab ei lähe meelest ära, et on vaja õppida. Õpetajate Kell, kuidas jäite rahule vastustega? Jaa, ootuspärased. Aitäh! Toorjuustu, 15 grammi toorjuustu. Tead, mis siin on? Siis natuke jäi vähe juustu võib-olla. Nii, pane juba padile. Nii. Kas ta jääb kinni ka või? Ja nüüd madalama kuumusega pane see peale.
missugusel matemaatilisel valemil oleks kõige rohkem aurat teie arvates? oota, las ma mõtlen. Oot, ma ütlen küll kohe sulle. Mul õudselt, mul on üks lemmik valem, aga ma mõtlen, mis see oli. Mis mäletad? Oota, las ma mõtlen. Kas kõik mulle meeldinud on kogu aeg? Pöördkeha ruumala valem integraali abil. Jumala arvest. Iseenesest on, sellega nii vahvaid asju saab teha, ma ei tea. Jah. Tõepoolest, ise ka kiidan seda valemat. Integraalid on väga lõbusad kujud. Ma võin seda maha võtta tegelikult. Aga ma ei ka ühe kaussi ja... Nii, lähme külastame õpetaja Kella. Tervist, kas tohib korra jälle trügida? Ma ei tea, kas mul on valikuid või? Ei ole väga. Hiljutises tunnis kasutasite noortele väga tuntavat väljendit 6-7. Kus sellised teadmised? Peab ju kursis olema nii-öelda noortepäraste juttudega. Absoluutselt. Mitte, et ma seda väga heaks kiidaksin, aga lihtsalt sa pead ikkagi, saad aru, ei saa öeldagi, sina ei saa ka mulle öelda, et mulle raamat ei meeldi, kui sa ei ole seda raamatut lugenud. Mina pean ka teadma, mis asi see on, siis ma oskan sellele hinnangut anda. Kas teate veel midagi noorte popkultuurist hiljutist? Aga Kermo Murelit ei soovinud. Ei ole minu lemmik. Ei ole, aga jah. ma vähemalt olen vaadanud, mida ta teeb, selleks, et jällegi taas, et olla kursis. Jah, sellepärast ma teagi, et ei meeldi. Väga kultuurne lähenemine asjale. Mulle meeldib sadu, mulle ei meeldi Kermo Murel. Kuulsite ta siin esimest korda. Anu Kell on suur sadu fänn. Ei kuule rohkem midagi panna. Rood on valminud. Esimesena degusteerime 12A imemaitsvaid roogi. No nii. Siis. Juba läbi läheb toidust. Maitsained on kenasti pandud. No nii, paistab, et A-klassi road on proovitud ja palun järgmisena B-klass. Teil on kohe nagu, teil on juba peaaegu nagu jaa. Aitäh. Sest ei söödagi, ehk siis on hea. Ei sööda, kuigi võib, aga ei pea sööma. Ja selle järgi Gruusias pererahvas tuleb, kui tubli sööja sa olid. Et mitu seda saba järgi on. Nii, väga ma panen, et äkki saate siis ka maitsta. Nõnda. Nagu pontsik liha. Väga hea. See tainakiht on nii-öelda nagu õhem kui eelmises. Ma olen sibulat isegi. Sees. Kuju oli. Natukene saiakese või piruka moodi. Kas me teame, mis selle nimi on ka? Ja midagi seda teravust annab. Ei tea, kas see mingi pipar on eri. Viimane, aga kindlasti mitte hapupiimane. 12C klass. Aga veel nagu piruka moodi. Ja mulle paistab silma mingi muster. Nagu oleks see... Kõik oleks kokku leppinud, et teeme saiakeste moodi. Kuule, teeme jälle pooleks selle. Enne teeme jälle pooleks. Teeme pooleks, jah. Teeme pooleks. Väga hea. Ma ei võib nagu sööma jäädagi, mul on siuke tunne. Järgmine roog, palun, jah? Nagu toiduproovi ja vanast, et kõik vaatavad, et siis vuntsiliigutused. Väga maitsev, aitäh teile, kallid klassijuhatajad ja kallid juhendajad. Viimane oleks võinud olla natuke rohkem ahjus. Just natukene vähem oli ahjus, sest see tainas oli natuke vedel. Kõigil oli oma plussid ja miinused. Viimasel oli tunda seda sibulamaitset, mis tõi nagu hästi siukseks eestipäraseks, et ikka praetud sibul. Et mulle selle esimese puhul meeldis just nagu see tasakaalukas. Kõige maitsvam nagu akliha ja nagu pürtsidega tasakaalus. Aga seal oli jälle hästi palju saia. Oli, just, ma olen suga nõu. Keskmises jällegi oli liha. Oli ka liha. Rahva oli peal ja esimesel oli see pealt sai, ma olen suga nõu, sai oli nagu et sellise kokkuvõttes tasakaaluka nagu äkki keskmine. Selle teisel oli seda pipat. See ka jäi nii pipar. Jah, et kui näiteks võtta, minu
minule vist ka, kui üteldes 1, 2, 3, siis oleks ka keskmine oleks esimesel. Jah, mulle ka tundub, et seal oli kõige rohkem nagu tasakaalu selles kõiges. Väga sõbralikus arutelus jõudis järeldusteni, et 12 taas oli hakkliha väga huvitavalt ja hästi ära maitsestatud, aga natukene oli saia hulk proportsioonist võib-olla väljas või oli suurem, siis 12 sees oli väga mahlakas, aga natukene oleks võinud olla ahjuskauv, et natuke oli tainast tunda seal. Ja seega jõudsime järeldusele, et 12. B-klassi omal oli siis kõik sellised asjad tasakaalus, kus siis oli ilusti see liha peidetud sinna taina sisse, mis oli eesmärk, me saime aru, ja oli ka siis vürtsi parasjagu lisatud, mitte palju, ja kenasti olid kõigil ka need tomatid ja kurkid või tomatid ja sibulad juures, nii et aitäh toreda maitseelamusest, tuleme järgmine kord jälle. Ja meie võitja siis võitja oligi 12 B. Aga me oleme nõus edaspidi ka, kui Anu ja Tatjana meid kutsuvad sööma. Iga kell. Ja. Nii et aitäh! Kahjuks täna võiti 12 seal tulemata, aga natuke rääkige tagamaid, mis siis valesti läks, mis läks hästi? Midagi ei läinud valesti, kõik läks väga hästi. Vastupidi, kõik oli väga suurepärane, maitse on alati subjektiivne ja jääbki alati subjektiivseks. Mina jään selle juurde, et meie toit oli parem, aga see ei puutu asjasse ja see ei olegi võistlus, vaid on rõõm lihtsalt õpilasega koos olla, oma klassikaaslastega koos valmistada, sõpradega koos olla. See on tegelikult oluline. Ma arvan, et me oleme kõik selles suhtes võitjad. Ma saan aru, et see on muidugi kaotajate jutt, eks ju, selles mõttes, et nagu teine koht muidugi ei maksa mitte midagi, aga põhimõtteliselt ma ei arva, et see võitjad oleks väga oluline, vaid see, et inimesed teevad koos ja tulevad kokku ja saavad kokku. Ja ma nõustun, et see oli väga tore kogemus ja noh, ega kunagi ei saa perfektselt teha, et vist jäi tainas, aga noh, ega meil oli valik, et kas me natukene kõrvetame seda või jätame siuke tooremapoolseks, nii et noh, ei niimoodi. Aga jah, et ma arvan, et see, kuidas toit välja tuli, et noh, kui kõhud teeb täis, siis on sellest ka väga hea ja ei peagi alati kõige perfektsem olema. Aitäh meie osalejatele, tähtis on osavõtt, mitte võit. Aitäh. No nii, ütleme, et kohtunikud on enda otsuse langetanud, teile siis pronksmedal tänasest, et aga kuidas te ise siis enda toidu tegemise ja siis lõpptulemusega rahule jäite? Me oleme väga rahul, ma arvan, et kõige olulisem oli ikkagi see koostöö ja teineteise usaldamine, nii et mina sain küll väga positiivse elamuse sellest. Väga ilus sõnu, aitäh. Kaur? Ikkagi minu südames me A-klass on alati võitjad ja minule väga meeldis, mis meil välja tuli. Tegelikult meil oli parim, meil oli kõige loomingulisem, aga muidugi tore oli ja aitäh ka korraldajatele. Täna oli teie päev, et kuidas kommenteerite tõesti, kas oli nii hea toit, nii hea koostöö? Koostöö oli super ja Kelly oli väga hea. Tõesti. Ja ta oli väga kiire, nii et ta läks oma võitu ja teistega jagama, aga see tegelikult tuli ikkagi ühisel koostööl ja ka teised olid väga tugevad konkurentsid. Me väga kartsime, et Ruuvet ja Anukel teevad parema töö, aga seekord jäime meid särama. Ja nagu Anukel ütles, tegelikult asi ei ole võidus, vaid selles kvaliteetajas on võidatajaga. Kas on lootus saada ka mõni lisaviis Kelly Kupitselt sellise hea tulemuse eest? Tead, kunagi ei tea, aga võiks ju loota. Loota võib alati. Aitäh!